2024. aasta oktoobris sai meil siis tehtud selline ahjumõõdud, 102 cm laiust, 102 cm sügavust, 244 cm kõrgust. Ahjuuks HDT 500 seeria, leivaahjuuks HDT 500 seeria. Tegime siia just meelega suurema kolde, suur kolle ja üleval on leivaahi. Leivaahju kamber siin on puhas, ehk siis siit kambrist suits läbi ei käi, ainult kuumus. 2 põhi, õhused seinad ja üleval on võip. Siin on termomeeter, mis mõõdab siis leivaahju sisemist temperatuuri, just kambri temperatuuri. Ja nagu klient just ütles, täpselt 9 lepapuu halgu ja pärast ahju kinnipanemist tuleb siis leivaahju kambrisse sisse 200 kraadi. Et pidi olema tema jaoks ideaalne. Nüüd siin ahjul on pandud siis 2 siibrit, käivitussiiber ja taimine siiber. Käivitussiiber on siin vajalik ju sellepärast, et ma tegemist on siin telliskorstnaga, ühe kivi lõõr, väga pikk. Ja siis panime siia poole ka siis käivitussiibri. Tuli tuleb siis tagant ülesse, läheb kaelpoolt alla, ehk siis Soome tüüpi ahi. Ja tuli käib ka siis kogu võlli pealt, tuleb siis tuli just alla. Ehk siis ta soojendab seda kambrit üle nii, et alt, külgide pealt ja pealt. Siin siis ahjul tegime ka paar vigurit sisse, loomulikult kiivlõige, mis ahjuukse kohal on äärmiselt oluline. See teebki selle ahjuukse kohal vala tugevaks ja stabiilseks. Siis tegime siia ka 2 sükest täikut sisse, et anda ahjule rohkem sükest aktsenti ja kiivlõikel ka rohkem sükest väljanägemist ja aktsenti rohkem. Ahjule tegime karniisi, kuna nii kõrge ahju puhul hakkab karniis juba ilmasesti välja joonistuma, ehk siis topeltlai karniis. Esimene kivi astub välja 5 senti ja teine kivi astub välja siis 3 senti. Ülevalt ja astub ta siis 8 senti tagasi. Ahjulagi on siis ikkagi jahe ja ahjulagi on pealt siis sile kõike. Et seal on siis juba vastav kaltsiumsiikat plaati ja siin siis ka vana telliskorstna tegime ka väljaspoolt korda. Seest oli ilus. Tegime laeva ruuskõõdra. Siia panime peale siis Kode Janka tellisplaadid. Siin on siis tahmaluuk käivitussiibri kanali puhastamise jaoks on siis siin. Ja kogu korsten on krahvitud kipskrohviga. Aesin nüüd selle korsten sirvi. Siia korstesse läks kõigest 4 võtti kipskrohvi. Et tõsene päris palju. Aga kes seda näeb, ei kõik näeb tulemust. Ja siis siinpool ka, et ahjul on ka siitpoolt ahjul on komerad. Raadius R60. Siitpoolt on ahjul nurgakandilised. Siinpool on karniisi lõpp, ehk siis siit kohast siis tuleb hiljem, tuleb siis siia veel vahe seibel. Konksud. Sibula paniku kuletamise jaoks siinpool. Leivaahju kamber on mulusalt suur, siia mahub kenasti sisse korralikult pottilusi sisse ära. Võtsime siia kõrgema leivaahju ukse just meelega, et oleks parem mugavam siin toimetada ja toitu sisse siia panna. Siin on siis ahju tagasein. Kõik puhasruugid on pandud meil siia tagaseina, et korstapükil oleks mugavam. Ainult üks tamuluka siis siin külje peal. Sealt tuleb siis omakorda võivi peale puhastada minna. Kogu ahi on kaetud siis 3 kihis kiviõliga. Siin üks puhk on juba üles kuivanud. Seda väikene õli uuendus saada, see on sükene väikesi. Ja siis siin on toapool ahjul ja siis toapoolel on siis karniis natukene teist stiili tehtud. Karniis ei ole kaelpoolt ühesugune, vaid on kaelpoolt erinev natukene. Et sükene laevanina stiili rohkem, natukene miniatuursem ja natuke sükene teisem. Et siuke asi, mis on ikka, selline siis seekord.